Ja meil on stuudios peaminister Jüri Ratas. Tere õhtust! Tere õhtust! No kas meie eelarve läheb defitsiiti? Kui küsiti enne valimisi, kust te selle raha võtate, siis oli vastus, oi see raha on olemas, oi see tuleb majanduskasvust, oi see on eelarves olemas, see tuleb säästust. Kõigepealt ma soovin tänada valitsuskabinetti ja et riigieelarve strateegia 2018–2021 sai heakskiidu ja loomulikult see viimane põhivaidlus oli tervishoiu jätkusuutliku rahastamise osas ja siin kindlasti tegid väga suure panuse nii rahandusminister kui tervise- ja tööminister. Nüüd, kas eelarve läheb defitsiiti, et kindlasti tänane valitsus ei ela tulevaste põlvede arvelt. Meie soov on teha seda, et me suudaksime saavutada selle majanduskasvu potentsiaali tegelikult, mida meie majandusnäitajad täna meile annavad. Kahjuks seda Eestil ei ole täna ja tänane valitsus on öelnud ühe oma prioriteedina, et majanduskasv, investeeringud on need olulised komponendid meie jaoks ja me loomulikult taotleme suuremat majanduskasvu. See tähendab, et me ikkagi jagame praegu raha, mida reaalselt ei ole olemas. On see, et valitsus alustas valetamisega. Keegi ei rääkinud ennem valimisi maksutõusudest, eriti veel sellistest maksutõusudest ja nii kui kokku tuldi ja valitsus kokku pandi, alustati maksutõusudest, alustati valetamisega. Me kindlasti ei jaga ühtegi senti, mida reaalselt ei ole olemas riigieelarve strateegia, et ei saa teha selliselt, et me jaaksime raha, mida me kuidagi loodame tulevikus saada. Me jagame raha ja me saame teha ainult neid kulutusi, kus on peal ka reaalne kate ja see tegelikult näitab, et ka viimastel päevadel, kui meil kabineti nõupidamised olid, oli ju peamine soov valitsusliikmetel see, et me leiaksime mitte ainult lisaraha tervishoidu ja läbi selle me suudaksime vähendada eriarsti ravijärjekordasid, vaid me leiaksime ka selle lahendi, mis tagab jätkusuutliku tervishoiu rahastamise süsteemi ja mis oleks siis seaduse tasandil fikseeritud. Aga kus see 215 miljonit eurot tuleb? Tõsi on see, et järgmisel 4 aasta jooksul lisavahendeid tuleb tervishoidu 215 miljonit ja kui võtta juurde veel aasta 2022, siis üle 300 miljoni. Ta tuleb riigieelarvest, ta tuleb läbi erinevate meetmete, mis riigieelarvesse tulusid annab. Aga kui ei anna? Riigieelarve strateegia on selline dokument, mida panevad kokku ühelt poolt ju riigi tippfinantsspetsialistid, teiselt poolt peab sellele oma heakskiidu andma Vabariigi Valitsus, et alati on prognoosidega nii, et me kunagi ei tea, kas prognoosid on õiged või mitte, aga tänasel seisul on riigieelarve strateegia tehtud väga konservatiivselt ja kindlasti ei ole seal selliseid tuluridasid sees, kus on, ütleme siis õhku või mida on prognoositud poliitikute poolt üle, et seda kindlasti ei saa riigieelarves olla. Ma tuleksime tagasi selle intervjuu valguse juurde, et ei vastanud küsimusele, kas eelarve läheb defitsiiti järgmise 4 aasta jooksul? Eelarve kindlasti ei saa minna defitsiiti tuleviku arvelt. Aga kas ta läheb defitsiiti või ei lähe? See on konkreetne fakt. Me soovime seda, et eelarves oleks sees suurem paindlikkus, et eelarve või ei lase? Me saame lasta eelarvet ainult nii palju defitsiiti, kui on varasematel aastatel olnud eelarve üle. Meie võimalus on eelarvet lasta hetkel defitsiiti järgneval aastal -0,5% punkti, ülejärgmise aasta -0,5 ja siis -0,3 alla 0 nivoo. Ma kasutan siin võimalust, et olete siin stuudios ja küsin teilt kui Keskerakonna esimehelt ka paar küsimust. Meil on veel paar minutit aega. Kõigepealt teie kiire kommentaar Keskerakonna kavale või plaanile anda Tallinna linna teenete märk MTÜ Inimõiguste teabekeskuse juhile Aleksei Semjonovile, mehele, kes juhib ühendust, mida on Kaapo oma aastaraamatutes korduvalt maininud kui osana Venemaa mõjutuspoliitikast Eestis, mille käigus levitatakse valeväiteid inimõiguste rikkumisest Eestis. Mehele, kes tunnistab, et tema ühendus saab raha Venemaalt. Mind kutsus täna Rahvusringhääling siia Aktuaalse kaamera stuudiosse. Ja, aga ma kasutan seda võimalust teie kui Keskerakonna esimehe käest küsida teie kommentaari sellele. Riigieelarve strateegiast ja kindlasti seda ma tegin. Aga ma vastan loomulikult ka sellele küsimusele, et Jüri Ratas ei ole Tallinna linnavolikogu liige. Ma küsin teilt kui Keskerakonna esimehelt kommentaari sellele. Kui te küsite seda, et kas mina sellise ettepaneku oleks teinud, siis vastus on ei oleks teinud. Kas te kiidate selle heaks? Kui ma ütlen, et ma ei oleks seda ettepanekut teinud, siis ma ei saa seda lugeda ka positiivseks ettepanekuks. Ja üks asi veel, kas Tallinna TV rahastamine ja sisu
esindavad neid põhimõtteid ja väärtusi, mida ka teie esindate. Tallinna TV rahastamist ja sisu ei ole riigieelarve strateegias ühegi. Keskerakonna esimehena teil võiks olla oma arvamus selles küsimuses. Tallinna Televisiooni otsustab Tallinna linnavolikogu, mitte Vabariigi Valitsus, kes täna otsustas riigieelarve strateegia, mida palus mind siia rääkima tulla Rahvusringhääling. Täiesti nõus, ma olen täiesti nõus, aga meil on võimalus sellel teemal küsida siis Keskerakonna esimehena, kas teil on Tallinna TV kohta mingi oma arvamus? Jaa, kindlasti. Tallinna Televisioon ei saa grammigi teha poliitilist reklaami, ta ei saa olla grammigi ühegi poliitilise erakonna käepikendus ja teda peab, kui linnavolikogu soovib, et tal on oma televisioon, ta peab olema väga laiapindselt juhitud. Kas te arvate, et Tallinna TV ei ole Keskerakonna käepikendus praegu? Ei tee keskerakondlikku propagandat? Keskerakonna esimehena kindlasti ei sekku mina mitte ühtegi teed pidi Tallinna Televisiooni programmi. Küll aga tänase riigieelarve strateegia osas ma kindlasti oma panuse andsin ja üks peamisi soove oli tänasel valitsusel see, et me leiaksime jätkusuutliku tervishoiu rahastussüsteemi ja nagu ma alustasin, mul on väga hea meel, et tänane valitsus selle jätkusuutliku tervishoiu rahastamise süsteemi ka leidis, et meie inimestele ravijärjekorrad väheneksid. Ja ma kinnitan teile, et me räägime eelarvestrateegia rahastamisest ja tervishoiust homme ka väga põhjalikult. Täna lihtsalt oli võimalus ka küsida teilt kui Keskerakonna esimehelt mõned kommentaarid. Ja nendele ma ka vastasin. Aitäh teile!